Täna saates minu armas sõber, kes võib-olla ei peakski enam olema elavate nimekirjas, aga ta on siin, ta on võimas, ta teenib ja vastab meile küsimusele, kas pornograafiast on üldse võimalik vabaks saada. Tere tulemast kuulama, vaatama saadet Meistri töökojas. Karl on minu nimi ja mul on suur hea meel ja eesõigus täna tervitada saatesse meie külalist, mu kallist sõpra Valdrik Pihl. Tere, Karl! Tšau, Matu! Rõõm, et sa oled siin esiteks ja mul on tõesti hea meel, et me saame täna laskuda väga põnevatesse teemadesse. Aga enne seda veel, meie kallis vaataja ja kuulaja ei pruugi tunda sind kui Vatut. Ei pruugi sind isegi teada või näinud olla. Siis Valdrik, kes sa siuke oled, kus sa tuled? Ma ütleks, et ma sain päästetud 12 aastat tagasi. Aga enne seda olen Paides pärit. Kasvasin üles Paides. Jah, täpselt selline ma olin. Mäletan väga hästi, tegelikult ei mäleta. See on Paides Soo tänaval. Seal möödus mu lapsepõlv, ütleme 7-8 aastat. Siis meie pereelu viis meid Tallinnasse. Ja minu taust on selline mitte kristlik. Jumalast ma ei teadnud midagi. Olin kuulnud. Ja elasin sellist, tavalise Eesti noore elu. Aga ühel hetkel siis hakkasin elama ka sellist teismelise eas. Ma tegelikult olin puht viieline mingi hetkeni. Ja ühel hetkel seltskonnad asjad muutusid ja ma olin järsku ümbritsetud inimestega, kellega kaasnes alkohol, peod ja nii edasi. Mu hinded läksid alla. Mu jalgpalluri karjäär, mitte et ma oleks mingi tippu jõudnud, aga nii-öelda lõppes seal ka sellega seoses ära. Ja kuidagi ma lõpetasin põhikooli ja lõpus ka gümnaasiumi. Ja peale seda ma elasin sellist elu, kus ma võiks öelda, et väliselt oli kõik super hästi. Ma olin tegelikult nagu rahul oma eluga pealt vaadates, aga ühel hetkel oligi ebaratsionaalne tunne mu sees, et see ei saa olla kõik. Kas see ongi mu elu mõte? Kas see ongi see, mille pärast ma olen üldse siin maailmas? Ja ühel päeval, ma usun, et see on juhus, et ma leidsin ühe piibli, mis kuskil kodus mingil põhjusel oli seal, et ma nagu ei olnud seda varem lugenud, avanud. Ja kui ma nägin seda risti, siis ma mõtlesin, et see nii-öelda minu jaoks sel hetkel hüpoteetiline Jumal, et kui keegi oskab vastata sellele küsimusele, et miks ma tunnen sellist ebaratsionaalset tunnet, et siis võiks see Jumal vastata, aga ta peaks olema päriselt elav. Kui ta on see religioosne väljamõeldud tegelasele toetuv, siis ta ei vasta mulle. Ja sellele järgnes üks aastane protsess, mille käigus tegelikult toimus väga palju asju mu südames. Kõige rohkem praktiliselt toimus see, et ma olin aastaid tegelikult ka enne seda igatsen nagu mokatubakas lahti saada. Ja selle aasta käigus ma sain mokatubakas lahti. See oli nagu üks äge, selline praktiline pool, aga palju ägedam oli see, et selle aasta jooksul põhimõtteliselt enamus korrad oma magamistoas kasvas mul suhe selle Jumalaga, kes lõpuks ei olnudki nagu hüpoteetiline. Ta ei olnud isegi lõpuks lihtsalt see maailma looja minu jaoks, vaid lõpuks ta oligi minu päästja isiklik Jumal. Ja siis 12 aastat tagasi sain ma ristitud ja päästetud. Tänu Jumalale. Kirju minevik võiks öelda. Ja siit kõlas nii mitugi pointi, millest tahaks võtta kinni, aga kallis Vatu, täna sa ei ole enam seal kohas. Täna on su ümber midagi palju enamat, midagi palju erilisemat. Sa oled ka abielumees täna. Absoluutselt. Väga hea, et ma ei jääks pikalt rääkima, siis ma korra tahtsin peatuda seal, et leida rütmi. Ja me jõuame tegelikult sinna, et üsna kiiresti, kui ma sain kristlaseks, külastasin ma ühte toredat kogudust, nagu 3D kogudus. Ja mõni ütleks juhuslikult, aga mõni ütleks, et see ei olnud juhus. Et selles juhuslikus kogukonnas, kuhu ma läksin, tegi ukse lahti seesama kaunis naine. Ja ütleme siis asjad arenesid üsna kiiresti. Et ma arvan, et sellest hetkest, kui ma taga kohtusin, siis 1,5 aastat hiljem olime abielus. Juba enne seda teenisime aktiivselt, juba siis juhtisime ühte noortegruppi, eks meie kogudus toetus iga pühapäevaselt, enamus pühapäevad siis nii-öelda kodukogudustele ja me juhtisime Marleeniga tegelikult kokku 8 aastat lõpuks noorte kogukond, eks siis enamus pühapäevad olid just meie enda kodu nagu noori täis. Ja ma arvan, et julgen väita, et ikkagist julgeks öelda, et nagu mitusada isegi noort nende aasta jooksul kindlasti tähendab käis läbi ja paljud elumuutused ja see on nagu see on üks võimas aeg, mida Jumal nagu selle aja kaudu tegi. Oleme Marleeniga abielus aastal 2026
sünnib meie perre esimene laps, see, kus see päike on siin, seal siis täpselt on üks väike kõht, mis pildil ei ole võib-olla nii hästi näha. Ja siin me oleme, et see on niisugune tore aeg olnud, jah. Suur rõõm. Sinu pere, sinu ümber olevad inimesed, et tegelikult on hästi kihvt see, et ainult see, kes siin pildil praegu on, ei ole sinu perekond ja pereliikmed, vaid tegelikult su pere on ka palju suurem. Sa oled täna ka pastor, mitte ainult lihtsalt pastor, sa oled ka minu pastor ja sellest tulenevalt ma arvan, et see on ka üks asi, mis on meid väga tugevalt liitnud kokku, 3D kogudus, kuhu ka mina tulin ja kui sinule see teatepulk anti seda kogudust juhtida, siis siit on imeliselt näha seda kogu suurt koguduse perekonda. Absoluutselt. Ma panin tähele, et mina olen siin taga, ma jäin hiljaks pildile, siis see iseloomustab ka, kui rääkida täna asjadest ausalt, siis üks asi, mis mind iseloomustab, ma olen terve elu olnud selline, ütleme see hiline ja minu väljakutse on. Aga jaa, 3D kogudus on mind kujundanud kõige rohkem ja ma arvan, et kui ma vaatan praegu tagasi oma üldse nagu teekonnale Jumalaga, siis selle 10-12 aasta jooksul on toimunud nagu kordi rohkem kui enne seda 25 aasta jooksul. Ja nagu see protsess on andnud mulle nii palju võimalusi. Mind Jumal on usaldanud läbi teiste inimeste siis erinevaid rolle 3D koguduses algselt võtma ja hiljem ka pastori rolli. Ja sellest ma olen nii tänulik, sest see on kõige rohkem mind kujundanud küpsemaks see vastutuse võtmine ja oma andide nagu märkamine ka läbi teiste kaudu, et tihtipeale ise ei märka neid ande enne, kui näiteks see oma pastor ütleb, et näed, et ma usun, et sa saad selles hakkama ja ise võib-olla ei oleks sellist sammu teinud. Et see on tohutu suur arm ja ma olen nii tänulik sellele, et mis siin toimus. Tänu Jumalale. Lisaks siis noortele, kes on meil südames Marleeniga abikaasaga olnud ja minu selline alguses peale on nagu Jumal pannud südamele mehed ja hästi kiiresti, siis ma ütlen, jagan ühe pildi ka, mis ma arvan, et see oli üks esimesi nagu vaimulikke konkreetseid pilte, vist oli 2. aastal, kui ma olin päästetud saanud, et ma olin koguduses, üks väiksemas koguduses, kus minu vanuseid tol ajal ei olnud, seal 20-ndates. Ja ma võib-olla jõuame ka sellise väljakutse juurde nagu pornograafia sõltuvus. Ja tol ajal ma ise nagu võitlesin sellega veel ka siis noore kristlasena. Ja kui ma palvetasin ükskord, siis Jumal andis pildi, et varsti sa oled ümbritsetud noorte meestega. Ja seal toimuvad head asjad ja ma olin nagu, et kus kohas. Ja ma käisin oma koguduses ringi ja üritasin aru saada, et Jumal kus kohas ja ma ei leidnud neid võimalusi, vähemalt sellisel kujul, nagu ma selles pildis nägin. Aga aasta 2 hiljem, tegelikult palju vähem, olingi sellistes osadustes ja ma mäletan, et esimene kokkusaamine toimus Lasnamäel meil minu korteris, kus armas vend Sven-Joonatan Siibak kutsus kokku mõned vennad, kes ka veel võib-olla olid erinevaid väljakutseid. Ja see pilt sai täpselt reaalsuseks. Me olime Lasnamäel seal, ma mäletan, põlved maas, mitmed mehed või kutid tunnistasid esimest korda, mõni oli seal võib-olla väga noor, 17, 16, mõni oli seal 25 ja nii edasi. Ja me parandasime seal meelt ja ma mäletan seda pilti siiamaani. Siis tuleb pisara silma. Kuidas olime meestega ringis, põlved maas ja palvetasime seal ja ma mäletan, et tolle õhtul tegelikult välja väga paljud mehed said nagu puhtaks ja terveks. Ja ma mäletan, kui ma avasin silmad pärast palvet, see põrand oli märg. Rohkem pole vaja öelda. Et see oli üks võimas õhtu ja sealt edasi kasvaski välja selline regulaarne siis meeste kokkusaamised olid siis õhtud või hommikud aastate jooksul erinevaid vorme, et see on mul väga-väga südamel, et näha, kuidas mehed igatsevad osadust, vajavad seda külje kõrval toimimist ja ka vabanemist nendest väljakutsetest, mis meil on. Koguduse ja üldse meeste vahel on mingi eriline asi ja tihti on ka üks asi, milles kiiresti tahame üle minna, mis meid tihti meestena ühendab, on sport. Amen. Ja sina oled ka sporti armastanud, harrastanud ja üks lahe ekstreemsport, mille kaudu tegelikult on ka su enda tervis paranenud, midagi muud olnud, mis on ekstreemne. Isegi kui see ekstreemsporti väga armasta, jalgpall, korvpall, ma tean küll, aga on talisuplus. Kuidas sina tegelikult selle kaudu oled kogenud seda, et mis see üldse tähendab olla kannatlik? Ja, tegime nalja, et ekstreemspordis peaks pulss kõrgel minema, aga talisuplus on see, et see pulss läheb just alla, mis on ka nagu vahel vajalik. Aga taust on nagu see, et tegelikult ma olen terve elu olnud selline külmakartlik.
mul on häbi seda tunnistada, aga ma arvan, et kui midagi, kui ma peaks oma abikaasalt mingil etapil küsima ausalt, mis on sinu jaoks nagu abikaasa, mis on kõige vähem mehelik, ma küsin hästi ausalt, et vasta. Ma arvan, et oleks öelnud see, et sa ei tule muga ujuma siis, kui väljas on või vees on 20 kraadi sooja. Minu jaoks oli see külm vesi, ma ei tahtnud sinna minna suvel. Ja tagantjärgi ma mõtlen, et reaalselt ma abikaasa tahtis minna ujuma, ma ei läinud, sest et vesi oli 20 kraadi. Aga ühel hetkel ma sain aru, et ma tahan mehena kasvada, ma tahan Kristuses kasvada. Üks asi on kõik vaimulikud praktikad, aga teine asi on see igapäevane distsipliin. Ja siis ma jõudsin ühel hetkel sellise mõtteni, et miks mitte talisuplust teha. Sel hetkel see tundus täiesti nagu võimatu. Aga ma tundsin, kuidas Jumal toob selle esile, sest et see nagu challenge ib, siis nagu esitab mulle nii suure väljakutse. Et ma ei saa täna minna sinna külma, ma teadsin, et kui ma panen kuskil, kus oli ka 14 kraadi vesi, ma tõmbasin krampi ja ma ei saanud hingata. Ja ma alustasin nagu iga hommik ja ma alustasin alguses nagu mingi 5 sekundi kaupiseks jahedat vett ja see protsess kestis, ma arvan, kokku aasta, kui ma alles jõudsin nagu üldse jala siis päriselt nagu sellise 0 kraadi panna. Ja see on tohutult distsiplineerinud. Nüüd on 3 aastat, kus ma arvan, et mõned üksikud päevad ma pean ikka väga haige olema, kui ma ei lähe. Et siis hommikul, ja ma ütlen, et külm dušk, kui on päris külm dušk, see on nagu raskem, kui sellises jääaugus mõnuleda. Et see on mind väga palju kujundanud ja esitab iga hommik väljakutse, sest ma tean, et esimene asi, mis ma teen, ma lähen kas siis külmatünni või õue või mis iganes. Mugavustsoonist välja. See paneb hea aluse. Väga lahe, ole hea, Vitu. Selle kõige keskel tegelikult on sul üks pilt veel. Ja see pilt on sellest, et tegelikult see on üks suur ime, et sa üldse istud siin minu ees. See, et ma saan sind tunda, see, et sa oled täna abikaasa. Ja sinu minevik ei ole olnud üldse mitte tegelikult lihtne. Ja see on üks suur Jumala arm, et sa oled siin meie keskel täna. Kas sa võiksid korraks puudutada lihtsalt kiiresti seda, et kuidas see üldse võimalik on, et sa oled siin? Ja see on hea, et see aastaarv on, sest ma ise ei oskaks seda aastaarvu nagu mõelda. Ma ei ole nagu suur juurikas, aga ma julgen väita, et kõige raskemal hetkel ma kaalusin 20 kilo vähem kui täna. Et sõna peenike meestele ei meeldi, aga ütleme kõhnem, keskmisest kõhnem kehejutusega olema nagu oma loomult. Aga siis ma kaalusin 20 kilo vähem. Mäletan, et kui see on kuskil Türgis ja väliselt oli nägu naerule, aga tegelikult ma arvan, et paar kuud hiljem ma olin haiglas ja arstid ütlesid, et tavaliselt inimene ei seisa püsti enam selliste näitajatega. Mul on siis diagnoositud juba väga ammu aastaid tagasi 17-aastaselt vist siis krooniline soolepõletik ja mu siis elu läks alates sellest nagu aina halvemaks. Ja olingi korduvalt haiglas, ma olin ühe korra 6 aega haiglas, ma olin intensiivis, ma elasin igasuguseid asju, mäletan hetke, kui ma küsisin arsti käest ka, et kas ma saan ise midagi teha, arst ütles, et väga ei saa midagi, et pean nagu lihtsalt nagu ravimitele toetuma. Ja ma kindlasti ütlen kohe alguses ära, et kindlasti meditsiinil on ka oma osa sellest teekonnal, et kuidagi seda alavääristada ei taha, aga tegelikult Jumal on mind tohutult tervendanud. Ja see, kuidas ma nüüd olen kõndinud siin 10-12 aastat, siis selles ajas nagu ma ei oleks unistanud ka, et mu elu kvaliteet võib kunagi olla nii hea. Et minu jaoks elu oli raske. Esimene läbimurre toimus siis, kui minu üks armas, ütleme vaimulik ema, kutsun teda, et tema küsis, kui ma ükskord olin haiglas, et ta oli kristlane, aga mina olin Jumalast kaugel, et kas me võime palvetada kogudusega. Ma ütlesin, et no tehke, palvetage. Ja mul oli aastaid ja aastaid kõht nagu täiesti korrast ära. Ma ei hakka detailidesse, aga kõige hullemini, kui üks inimene suudab välja mõelda. Aastaid. Ja siis sa oledki selline nagu seal pildil. Ja ühel hetkel, kui ma läksin haiglas koju, arstid olid mind ravinud mitu nädalat, mul ei olnud mingit arengut toimunud ja järgmisel päeval ma nägin ja kogesin midagi, mida polnud aastaid kogenud. Ja aasta hiljem, kui ma siin kristlaseks, küsisin ma Jumala käest, et kas ma ise saan ka Jumal midagi teha. Et kui oli väiksed tagasilöögid veel kristlaseks saades, siis Jumal saatis mu ellu, või mitte isegi ellu, vaid nagu üheste vestluses üks inimene, kes ütles, et rääkis mulle mingist toitumisest ja asjadest. Ja ma proovisin ühte lihtsalt mingit toitumisstiili korra ja mul toimus kohe muutus, aga samamoodi ma palvetasin Jumala poole, et kas ma saan ise midagi teha. Ja sealt toimus ka kohe muutus, ehk siis Jumal toob me ellu erinevaid asju ja inimesi, et kasutada selleks, et muutust näha ja see on Jumala arm. Täna Jumalale. Me tahame tegelikult rääkida täna ka sellest, et
mis siit juba läbi käis, et seesama meestega ringis palvetamine ja see meeste töö ja see, mis pulbitseb ka sinu südamel. Ja see on tegelikult seesama asi, millest sa ise oled läbi tulnud ja see on tegelikult ebaterve suhe seksuaalsusega, seksuaalse poolega, ihadega ja seda kõike tegelikult, mida täna moonutab ja mida röövib ja mida vaenlane kasutab, on pornograafia. Sa oled kirjutamas ka lõputööd sel teemal ja täna tegelikult on esitamistähtaega nüüd. Et me oleme tegelikult nagu väga tugevalt selles teemas sees või sina ise oled. Ma tahaksin lihtsalt Vatu küsida, et miks see on üldse nagu selline teema su südamel? Ma arvan, et ma olen selle peale väga palju mõelnud ja küsinud Jumalalt, et miks just mina ja vahel küsin Jumalalt väga sügavaid küsimusi selles osas. Aga mida ma näen seda läbi aastate. Kui üks kristlasest mees on nõrk, siis kõik kannatavad tema ümber. Kannatab ta pere, kannatavad ta suhted, kannatab kogudus, kannatab kõige enam selle mehe suhe Jumalaga. Kui mees on tugev, siis need kõik elemendid on ka tugevad. Ja ma olen näinud, kui palju üldse mehelikkus, kõik, mis tõmbab mehelikust allapoole, hävitab kõike eluvaldkondi. Ja pornograafia on siis üks nagu väga oluline osa sellest, mis ma näen läbi, julgen öelda, kümnete vestluste ja palvete. Et kuna see on koguduses minu väite kohaselt isiklikult, mida ma olen kogenud, Jumal teab seda paremini ilmselgelt, aga ma olen näinud, et see pornograafia on meie kogudustes kõikides sees. Sellega, ütleme siis, kus vähegi on ka noori inimesi, siis see on sees, selles ei ole küsimust, ma usun kellegi jaoks, aga sellest ei räägita, sest et mida suurem on inimese sisemine nagu selline distress selle kõige, mida sa teed, see on seotud sellega, kui suur on nagu konflikt sellega, millesse sa usud, mis on su väärtused ja kuidas sa käitud. Ja kui sa tarbid pornograafiat kas või väga pikem aja tagant, siis see tekitab nagu sellise häbi ja süü tulemuse. Ja minu lausete taga on ka nagu tohutult palju töid, mida ma olen ka rahvusvahelistest akadeemilistest töödest lugenud. Ja see omakorda seda suuremaks vajub isolatsioon ja seda suuremaks vajub üksindus ja see mehelikkus kaob kuskile täiesti ära. Ja nii paljud mehed on täna võitlemas sellega ja sellepärast ma tunnengi, et Jumal tahab mind kasutada nii palju, kui ta oskab ja kui palju Jumal annab mulle. Ma tahan anda oma panuse selleks, et panustada, sest ma näen, et kui mehed võidavad, siis võidavad kogudused, pered, abielud ja vastupidi kahjuks ka, kui mehed ei tegele sellega. Just. Sul on õigus, ma nõustun ja ma arvan, et mitmed ehk ka, kes kuulavad, tunnevad ennast ära. Olgu see siis võitjana või kaotajana selles võitluses, siis tegelikult vaenlane on kaval ja ta kasutab igasugu meetmeid selleks, et tuua segadust, et tuua seda rüselust, võitlust meie ellu ja tihti ka meie lihalik ihu on see, mis sellega nagu väga palju, eks ole, seisab silmitsi. Sa oled teinud oma töö sellest ja sa oled väga palju uurinud, nii nagu siit läbi käis ka akadeemilisi tekste selle kohta, mis see üldse selline on, mida see mõjutab, mis see psühholoogiliselt meiega teeb. Nagu ma tean, et seda on nagu võimatu kokku võtta, mis sa oled kirja pannud, aga lihtsalt nagu pelgalt see, et mis ta on. Me oleme enne ka siin saates rääkinud sellest, aga ehk oskad tuua mingi täiesti teise nurga praegu siia, mida sina avastasid siis, kui sa hakkasid päriselt süvitsi seda teemat uurima. Ma arvan, et see sama, mis ma tõin, ongi kõige suurem väljakutse, et kui suur on tegelikult häbi ja süü osakaal. Ka minu enda lõputööst tuli see esile juba, võin öelda, et mis reaktsioonid siis inimesed kogevad ja kui inimesel on süü ja häbi, siis see kogeb sellele järgneb isolatsioon väga suurema tõenäosusega, ülisuure tõenäosusega ja siis üksindus. Ehk siis nagu kõige esimesena peaks me tegelema kogudustes ja individuaalselt selle süü ja häbiga. Et kui sa oled eksinud ka muudes asjades, aga rääkides pornograafiast, mis iganes on juhtunud, milline on minevik, siis sa ei lähe meelt parandades, mis peaks olema alati esimene asi. Ainult seda patuga, vaid me peame võtma Jumala ette selle süü ja häbi. Ja see on nagu murdeline, see on vaimulik, see ei ole lihtsalt, et okei, ma tulen ja kuidagi. Et see on nagu ülioluline, et sa ei anna Jumala kätte oma patu, sest patuga me oleme nagu harjunud tegelikult enamus kristlased ikkagi teekonnal tegelema, Jumalaga suhtlema, aga minna ja viia see süü ja häbi, mis täna kõikide tulemuste põhjal on suurem isegi probleem ja takistus, miks inimesed jäävad
oma raskustesse ja miks nad ei tee vabanemiseks järgmisi samme. Teine asi on see, et kõik võitlused, mida ma tahtsin ka oma lõputöö ja üldse sellel teekonnal nagu esile tuua, et need võitlused on alati kaks poolt, seal on selline tugev vaimulik pool, mis on alati, sest hingevaenlane tahab kõige rohkem tõmmata mehi alla, sest siis kaotavad kõik. Ja teine on see psühholoogiline, et me peaks tegelema mitmel tasandil sellega. Ja seal on ka siis väga praktilised asjad ja ma arvan, et mitte mina arvan, vaid see, mis on tulnud esile, on vastutuspartnerlus. Ja. Et kui meie elus ei ole meestena meest kõrval, abikaasa, mina ütlen, minu abikaasa on minu suurim palvepartner. Kui mul on väljakutsed, ükskõik millega ma jagan talle lühidalt ära, ta küsib, täpsustab ja ta palvetab. Just selliste nagu väga meeste teemadega. Aga lõpuks ma usun sellesse kõige enam. Mõnedel võib ka abikaasa olla selline vastutuspartner, aga ma soovitan ikkagi hoida sellist meest enda kõrval, enda lähedal või mitut meest, kellele sa tead, et sa regulaarselt hoiad seda vastutust üksteisel ja see peab olema regulaarne. Ka siis, kui on halvad hetked ühendust võtmine, aga selline regulaarne igapäevane nagu suhtlus. Aga ma tahaksid veel edasi minna, aga ma jääkski rääkima. Kas sellest on üldse võimalik vabaks saada? On. Sellest on võimalik vabaks saada. Ja mind rõõmustab see, et kui ma räägingi sellest, et mul ongi vahel selline tunne, et mul on nagu, tahaks tõestada, et see on probleem. Aga ma tahaks tegelikult juba rääkida nendest lugudest, mida ma olen kuulnud alles paar päeva tagasi ka. Ma olen tihti lähen meeste juurde vestlema, küsin väga tihti seda, et kuidas sul selle teemaga on. Ja paraku enamus ütlevad, kas mul on tõsised väljakutsed, väiksemad väljakutsed või mitte enamus, aga suur osa. Aga väga paljud ütlevad, ma olen täiesti vaba. Ja on neid lugusid, kus Jumal on tervendanud hetkega, aga mida ma tahan rõhutada, et lihtsalt kui Jumal tervendab vaimulikult, võtab ära, seob midagi lahti, neid lugusid on olnud. Aga point on selles, et kui sama mees läheb järgmisse nädalasse, ta ei planeeri oma õhtuid, ta ei ole osaduses, siis see ei piisa sellest, Jumal, sa pead ise ka olema mees distsiplineeritud. Mehe suurim vaenlane on kaks asja, kas on selline tohutu mugavus, laiskus ja teine kraav on selline macholiklus, raha, kõik võim, see. Ja see on keskmine see tee, kus me järgneme Jeesusele. Et meil on väga raske siin maailmas, kui me oleme eludega ülipisid stressis, need on ka nagu põhjused, miks inimene kukub või mõjutab seda kukkumist. Ja teine ongi selline üksi olemine. See on suurim, et kui sa oled üksinda, sa oled pingeal, sa oled väsinud. Neid tingimused tuleb oma elust ära eemaldada. Et Jumal võib sind tervendada, aga sa pead ise hakkama endaga tegelema, paluda tarkust. Amen. Mul on võib-olla viimane küsimus, sest et lihtsalt aega meil rohkem pole, aga kas on see, et kui ma olen selle võitlusega üksi, mida ma üldse tegema peaks? Kuhu ma peaks pöörduma? Sest et minul oli õnn, et sina tulid mu ellu ja ka selle läbi julgedes küsida seda küsimust üldse selles tervislikus keskkonnas, kus ma tunnen, et ei ole mingit hukka mõistu. Aga kõigil ei ole sellist privileegi või sellist võimalust, siis kuhu ta peaks pöörduma täna? Mida ma peaksin tegema, Valtrik, kui ma olen üksi kodus praegu ja ma võitlen selle asjaga ja ma täiesti ei suuda lihtsalt teistmoodi. Mida ma peaksin tegema täna, nüüd ja praegu? Esiteks, räägi Jumalaga. See tundub nii elementaarne, aga ma võin väita, et paljud ei ole seda teinud. Ja sellel samal põhjusel, et see süü ja häbi takistab mehi minemast ka Jumala ette. Ja ma rõhutan vahepeal, see on naiste probleem ka. Aga täna räägime eelkõige meestest siin saates, siis ma ütlen, et see süü ja häbi takistab. Et see esimene samm, mis tundub nii elementaarne, nagu võin öelda, enamus mehed ei ole seda teinud. Enne kui nad lähevad kellegi juurde, need ei ole Jumalaga veel rääkinud sellest. Ma ütlen, et see on nii võimas, kuidas Jumal julgustab teha järgmist samme. Ja see ongi nii oluline, et Jumal annab järgmise samme. Ja väga praktiline ongi see, et minna kellegiga palvetama. Ja väga oluline on see, et väga tihti, mina olen kogenud seda ka, et on mehi kogudusest, kelle puudub igasugune arusaam sellest võitlusest. Ja see on ka võib-olla õnnistus, et nad on teise taustaga, nad ei ole kokkupõtteid. Aga ma võin seda öelda, et meil on, kui on võimalus leida keegi, kes mõistab seda valdkonda paremini, kes mõistab neid väljakutseid paremini. Ehk siis Jumala ees olemine, meeleparandus, lihtsalt kogeda Jumala armastust. Jumal ei tule ja raju sulle häbi, süü. Ta tahab tuua sulle armu, sest me ise meestena oleme ennast nagu nii maha tallanud. Ma tean seda kui palju. Kogeda Jumala armu, teha neid samme, võtta ühendust nagu mingite inimestega ja koguduse juhtidele südamele. Et need asjad juhtuvad siis, kui koguduse juhtide hulgas
vähemalt räägitakse pornograafiast. Et minu jaoks on täna see valu, et koguduse juhid omavahel väga paljus koguduses ei räägi isegi sõnast pornograafia. Siis ei ole ka seda väga head, nagu sa ütlesid, sellist mõnusat keskkonda, kus ma saan tulla sellena, kes ma olen. Ja läbimurded hakkavad toimuma siis. Amen. Tahame palvetada veel siin saate lõpus. Ja ma arvan, et siit on nagu mitu asja, mis on esile tulnud täna sellest vestlusest. On see pilt sellest, mis on meestel üldse naistest? On see sõltuvus? On see lihtsalt lihalik himu ja muu? Me tahaksime lihtsalt palvetada nende meeste eest praegu. Ja ka nende naiste eest, nii nagu sa ütlesid, see ei eristu tegelikult. Kas sa oleksid nii hea ja juhiksid meid selles palveajas? Amen. Tänu isa. Ma reaalselt füüsiliselt kogen praegu. Kuidas on praegu mehi, kes esimest korda mõtlevad, et äkki mina saan ka vabaks. Jumal tahab just sulle öelda, jah, sa saad. Jumal näeb su perekonda, Jumal näeb su suhteid, Jumal näeb su kõiki ande, mida ta on andnud. Iga mees on antud Jumala poolt selleks, et ta võiks olla kasutatud. Jumal on andnud igale mehele kätte varustuse, et teenida tema kuningriiki. Jumal tahab täna vabastada nii paljusid ja ka peresid, kui mõned naised kuulavad, on mures oma laste pärast. Jumal, me kuulutame, et emad saaksid, et naised saaksid, et saaksid seda kinnitust kas enda suhtes või oma abikaasa suhtes. Jeesus, ma palvetan nende meeste eest, sest ma näen, kui mees on tugev sinus, on vaba sinuga koos, siis võidavad kõik võidavad selle mehe ümber. Ja Jumal, ma palvetan sellist puhast nägemist, Jumal. Meie koguduse meeste üle, kes on kas 2 kuud või 1 päev kristlane, täna annad teleke ees põled maas Jumalale, sest tema saab tervendada sind. Või oled sa mitukümmend aastat olnud ja endiselt võitled, võib-olla kiusatustega. Siis ma palun, anna meile meestena silmi näha, et iga naine siin maailmas on Jumal sinu tütar. Halleluja. Me peame hoidma oma pilgu oma südamega. Halleluja. Issand, meie ülesanne on kaitsta iga pilk, mis läheb ära. Iga otsus, kus me põgeneme kiusatuse eest. Põgeneme kiusatuse olles kas või kodust välja jooksma õue talvel lume kätte. Et on issand tegelikult, mida me teeme, on see palve nende naiste eest. Ja me palvetan, et mehed kuulutaksid kõva häälega Jeesus Kristus sinu nime. Ja me sõitleme hingevaenlast. Me sõitleme, et tal ei ole meelevalda meie kodudes, meie peredes, meie kogudustes. Me kuulutame vabadust, me kuulutame läbimurdeid. Halleluja. Ja Jeesus, ma kuulutan, et need ahelad, mida mullegi on nagu palve kaudu öeldud, et kus mehed on ahelates, siis Jeesus, ma ütlen, et need vahelad saavad vabaneda. Jeesus Kristus sinu nimel ja sinu väes. Kiitus ja tänu sulle. Amen. Amen, 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 amen. Aitäh sulle, Valtrik, avamaks seda teemat, avamaks oma südant ja jagamaks tegelikult seda, et meie lootus on issandas ja tema läbi me saame olla vabad. Aitäh sulle. Aitäh ka teile, kallid sõbrad, kes te olete meid kuulanud ja vaadanud. See on probleem. See on probleem meie ühiskonnas, mitte ainult meie meeste keskel, aga see on tõepoolest midagi, millest on võimalik vabaks saada Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Me täname sind, et sa oled kuulanud. Ära jää üksi oma murega. Ära jää üksi. Nii nagu siit täna Valtriku loost tuli välja, kui oluline on see, et meie kõrval oleks inimesi, kellega me saame seda vendlust ehitada, me saame jagada üksteisele oma muresid, siis mina tunnistan ka oma eluga, et see on midagi sellist, mis on mind aidanud ja võib aidata ka sind. Kallis sõber, ole hea, jaga seda sõnumit. Ära jää üksi. Ole väga-väga õnnistatud. Jumal armastab sind. Suur tänu kuulamast. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.